Järgmine teema on siis abijoontega joonestamine, kolmvaate tegemine. Ja nagu siis ikka, joonestamine toimub meil mudelruumis. Ja mudelruumis abijoonet võiks siis teha abijoonte kihi peale, see tähendab, et siis jooksev kiht peaks olema abijoon. Nüüd abijoonte tegemiseks on AutoCADis olemas selline tore tööriist, mille nimi on Construction Line, X-Line. Kui me selle tööriista võtame, siis ta küsib punkti läbi, mille need abijooned hakkaksid kulgema, et need on mõlemas suunas lõpmatud jooned. Ja algatuseks võib siis panna abijooned läbi 0 punkti, üks horisontaalselt ja teise vertikaalselt ja sellega siis käsk enteriga ära lõpetada. Ja edasi juba on mõistlik hakata neid abijooni kopeerima või siis kasutada paralleelkoopia tegemiseks käsku offset. Offset on selline tore käsk, et ta teeb siis järjest koopiaid ette antud kaugusele ja seda kaugust saab ka vahepeal muuta. Alguses ta küsib offseti distantsi. Nii, paneme siis esimese offseti distantsi näiteks 20 ja teeme siis eestvaate jaoks need abijooned siia valmis. Nüüd, kui ma tahan teistsugust distantsi, siis ma panen teistsuguse numbri enter sisse. Kui sobib 20, siis panen selle 20-ga. Nii, nüüd siin mul on natukene meelest läinud, mis numbrid olid. Midagi on nüüd valesti. Igatahes ma saan neid abijooni pärast juurde teha. Nüüd vaikimisi distants on muutunud 30-ks, ma panen selle 20-ks tagasi. Teen siis horisontaalsed abijooned ka. Nii, ma pean neid abijooni siin pärast korrigeerima. Et abijoonte kihi võib nüüd kinni panna ja võtta siis jämejoone kihi ja polujoonega joonistada siis nüüd selle kujundi, mis meil siin joonestamiseks oli. Klausiga kinni. Nii, ja siis margiks üle, jooneks tagasi ja just abijoont on veel vaja, et siia või siis võib perniaresti välja lülitada ja kasutada object snap tracking ut, et teha siis siia 15 raadiusega ring. Nii, see abijoon on mul vale koha peal. Seda ära kustutada. Ja offsetiga saan siis ka näidata distantsi näiteks siit siia ja teha selle koopia nii kaugele. Nii, lõpetan käsu ära, võtan uuesti, näitan distantsi siis siit siia ja teen ka siia abijoone ja üks abijoon on alles veel ära.
nüüd üks abijoon võiks veel olla, et võiks olla veel 10 millimeetri kaugusel abijoon, et kesktelg oleks määratud. Nii, eestvaade on olemas nüüd pealtvaate joonistamiseks ja ka külgvaate joonistamiseks võib teha siia veel ühe peaks olema abijoone kihi peal, teeme ühe ristküliku ja selle mõte on see, et ristkülik annab meile võimaluse tekitada abijooned korraga nii külgvaate kui pealtvaate jaoks. Ja vahetame kihti jälle, teeme jämejooneks. Külgvaatesse tuleb siis 2 ristkülikut ja pealtvaatesse tuleb siis natuke keerulisem kujund. Hakkan näiteks siit minema. Lõusiga kinni ja veel üks joon. Nii, nüüd vahetan kihi kakendjoonte kihi vastu ja teen siis veel siia need jooned, mis ei ole siis nähtaval, et on siis peidus. Nüüd on vaja siia veel tekitada abijoon siia ka ja katkendjooned siis siia ja siia ja siis üks katkendjoon veel siia. Nii, nüüd need jooned, mis ühtlasi on kujundi tiljed, võib siis tõsta telgjoone kihi peale ja abijoonte kihi kinni panna ning ongi meil kolmvaade